Tere ilusat esmaspäeva! Täna jagan sulle oma mõtteid siin linnulaulu saatel ja taga taustaks on meil siin arendusprojekt, meie viimane, mida me siin oleme teinud. Aga ma tahan sulle rääkida täna distsipliinist. Distsipliinist selles võtmes, et kuidas siis ikkagi olla see superinimene ja hoida enda distsipliine ja mis seal taga tegelikult on. Vaata, me oleme harjunud mõtlema, et distsipliin on nagu jõud, et ma pean nagu suruma või sundima ennast midagi tegema. Aga see on tegelikult täiesti vale arusaam distsipliinist. Distsipliini taga selleks, et olla nii-öelda distsiplineeritud inimene, seal on hoopis strateegiline mõtlemine, mitte sund. Ja kui sa hakkad seda moodi distsipliini vaatama või distsipliini suhtuma, siis su maailmavaade hoopis muutub. Minu jaoks oligi see küll väga suur taipamine. Mida ma mõtlen strateegilise mõtlemise all? Selleks, et olla distsiplineeritum, pead sa muutma eelkõige või seadma pilgu, pöörama pilgu oma keskkonna poole. Mis on keskkond? Kõigepealt sinu füüsiline keskkond, sinu sotsiaalne keskkond, sinu nii-öelda siis digitaalne või siis tehnoloogiline seadistus ka ja ka sinu nii-öelda graafik. Need on need asjad, mida tasub üle vaadata, kui sa tahad nii-öelda muuta mingisugust harjumust, mingisugust distsipliini endas, eks. Kuidas? Kui mina olin esimese lapsega kodus, ma mäletan, ja siis ma olin just nagu ettevõtlusteekonnal ka suhteliselt alguses ja mõtlesin, et issand jumal, kuidas need naised hakkama saavad, kuidas nad teevad kõike, karjääri, mitu last, ma ei tea, kodune hoidmine, kõik asjad ja ma olin täiesti endast väljas, mõtlesin, kuidas see võimalik on. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et oota, mismoodi need on need supernaised? Neil on kõrval teised inimesed, sain ma sellest aru. Mõtlesin, okei, selleks, et olla sõpar inimesed, on teised inimesed. Aga mida ikkagi siis distsipliini juures tähendab see keskkond? Ja nii-öelda suuremad taipamised jälle, eks me teame ja siis tekib see mõistmine, eks. Ja ühed suuremad taipamised olid mul jälle distsipliiniga jälle uuele tasemele, hoopis teises vinklis ja miks keskkond? Vaata, võtame näiteks tavapärase liikumise, vaina. Selleks füüsiline keskkond siis. Selleks, et olla liikuvam inimene, sa lood omale elukeskkonda, mis justkui nagu nõuabki sinult rohkem liikumist. Võtame elada korteris versus elada majas, vaina. Maja pidamisega käib sul kaasas nii-öelda siis tegevused, asjad, mis nõuavad sinult liikumist. On see talvel lume lükkamine, on see sügisel lehtede riisumine, on see suvel muru niitmine, peenarde rohimine, mis iganes sa endale tahad. Aga see ei ole mitte see, et ma nüüd olen distsiplineeritud, ma või ma surun ennast midagi tegema, vaid tegelikult seal taga on hoopis teised ajandid, sa tahad, ja see liikumine on justkui nagu kõrvalprodukt, aga sa kogu aeg liigud, eks. Et see on füüsilisest keskkonnast tulenev toetav keskkond, mis toetab sinu liikumist. Ma muutsin oma keskkonda. Teisest küljest, sotsiaalne keskkond. Mida tähendab sotsiaalne keskkond? Sotsiaalne keskkond ühest küljest on see, ütle mulle, kes on su 5 sõpra ja ma ütlen sulle, kes oled sina, eks. Me kõik oleme seda kuulnud. See on mõtteviisiline. Ehk siis, kui ma lähen oma ideega, oma seltskonda või inimeste poole, kellega ma enim suhtlen, need on need 5, on need, kellega ma enim suhtlen, eks, siis kas ma saan sealt oma ideele toetust, lahendusi või ma saan sealt 100 rida vastuseid, miks see idee ei ole võib-olla hea, miks on vaja seda veel kaaluda, miks ühesõnaga mind pidurdatakse selle idee osas, et asi ette võtta või mitte ette võtta, eks. See on see, kas ma mõtlen puudusteaduses või ma mõtlen küllusteaduses, et see keskkond meid mõjutab, ehk siis nii-öelda millises distsipliinis ma mõtlen, kuidas see keskkond paneb mind mõtlema, aga ka kuidas sotsiaalne keskkond paneb mind tegutsema. Vaata, kui mina ümbritsen ennast sportlike inimestega, siis varem või hiljem, see on sinu aju ülesanne, see on ellujäämisinstinkt, hakkab mõtlema sellele, kuidas ma saan olla sportlik. Sellepärast, et sa tahad kuuluda. See on sotsiaalsus on ellujäämine, inimese jaoks ka.
et me tahame kuuluda sellesse seltskonda ja me hakkame vastavalt tegutsema. See on sotsiaalse keskkonna võlu, on ju. Aga ka see näiteks ettevõtluses. Liina, kuidas sa suudad olla nii järjepidev? Justkui nagu distsipliin, justkui nagu ise suruks ennast. Ma ei ole mingisugune imeinimene, aga iga nädal sa näed videot, on ju. Kuidas ma seda teen? Ma olen loonud omale sotsiaalse võrgustiku kõrvale, et ma seda teeksin. Mis on justkui kõrval minu tegutsemine, neid videosid sulle, neid mõtteid edasi anda, kogu aeg pildis olla nii-öelda turunduslikus mõttes ka, on sellepärast, et ma teen seda kellegile teise. Keegi ootab minult. Ma olen enda ümber loonud inimesed, kes ootavad minult, Liina, palun, kas sa saadad mulle selle video, et ma saaksin oma töö ära teha. Ja siin on, vaadake, pange tähele, ma kasutan ära ka oma nii-öelda väärtusi või oma standardeid. Minu standard või minu väärtus on see, et kui ma luban sulle midagi, siis ma seda lubadust ka pean või teen endast kõik, et see saaks tehtud. Ja kui ma luban sulle, et ma saadan sulle video, on ju, siis selles kontekstis oma assistendile olen andnud lubasud, jah, ma teen selle hiljemalt selleks päevaks ära, siis ma seda ka teen. See on minu, peab olema midagi, ma pean olema väga maas, kui ma seda ei saa teha, on ju, aga siis ma ka kommunikeerin seda, aga üldjuhul ma pean oma lubadusest kinni nii palju, kui ma seda suudan, eks. No vot, ja see on juba toetav sotsiaalne keskkond, kes toetab minu distsipliini, eks. Et ei ole nii, et ma surun ennast. Nii lihtne on mul olnud, ma ei tea, kas mul see nädal on mõtteid jagada, ma ei tea, kas mul see nädal on midagi ja nii lihtne oleks minna sealt kalduda kõrvale, aga ma ei tee seda, ma ei luba endale seda, see on minu standard. Sellepärast, et kui keegi ootab, siis ma ei jäta teda ootama, vaid ma teen seda, mida ma olen lubanud, aine. Et ma ei luba endal teisi üle lasta, ütleme siis niimoodi, eks. Aga endale lubadust murda on lihtne, aine. Siin on ka palju enese väärtustamise küsimusi ja nii edasi, aga ma rõhun enda nendele nii-öelda väärtustele ka, eks, et ma panen sinna surve, et ma tegutseksin, eks, aga seda toetab minu sotsiaalne keskkond. Täpselt samamoodi, kui sa tahad tervislikult toituda, võtta omale kokk sotsiaalne keskkond, kui sa, või telli toit kuskilt on ju, kes sul teeb sinu jaoks valmis selle. Ehk siis see tervislik toitumine seal kõrval on justkui nagu kõrvalprodukt, on ju. Aga sa oled andnud kellegile või sa oled maksnud raha, millest sul hakkab muidu kahju, aga tema teeb sulle valmis. Toidust hakkab kahju ja kõik ressurssidest ja nii edasi. Ja siis sa toitudki tervislikult. See keskkond toetab sinu distsipliini, eks. Sa tahad treenida, võtta omale personaaltreener, eks. Sa tahad raamatut kirjutada, looma füüsiline keskkond, kus sul on rahulik ja vaikus ja millega sa kirjutad, vaata. Et oled arvutis, lülitad välja kõik need distraction'i mõtted, mis potentsiaalselt viivad igasugused märguanded, keegi helistab sisse, ma ei tea, mida iganes. Sa ei saa keskenduda, aga sa pead looma omale keskkonna kõik selleks, et sa keskenduksid. Ja sotsiaalne keskkond veel juurde, võib-olla on sul mentor, kellega koos sa kirjutad raamatut, palju lihtsam on olla distsiplineeritum, sest kuidas sa lähed personaaltreeneri juurde? Ütled, et ei, ma ei teinud. Noh, väga raske on minna, on. Ikka teed, eks. Sest sa tead, et keegi ootab sinult vastuseid pärast, eks. See on selles mõttes vägagi teistsugune mõtlemine distsipliini mõttes, on ju. Tehnoloogia, kuidas tuleb appi, et hoida distsipliini. Võtame väga lihtsa, väärtpaberitesse investeerimine, raha juhtimine, on ju. Justkui peaks olema, ma võtan nüüd kokku ja enne hakkan juhtima, on ju. Seadiste ära automaatika ja sa ei pea isegi mitte mõtlema selle peale ja sa ise kasvatad enda nii-öelda siis raha selle läbi, väärtpaberitesse investeerid. Minul on iga kuu näiteks ka LHV Pank, ei reklaami, lihtsalt kasutan, seadistatud ära, iga kuu selle kuupäev läheb nii suur summa kasvukontole ja sealt jagan edasi, on ju. Üks lihtsaim viise, kuidas tegeleda väärtpaberitesse investeerimisega. Igaüks saab sellega hakkama ja ma ei pea isegi mõtlema, kas oli või olnud, aga mina justkui olen distsiplineeritud ja minul tulemused sellest kasvavad, eks. Sina saad seda sama asja teha. Ja nüüd on küsimus, kus ma saan veel tehnoloogiat ära kasutada, et olla distsiplineeritum, jah? Olla see superinimene. Ja siis muidugi graafik. Mismoodi mängib graafik rolli või sinu kalender rolli sinu distsipliinis? Kui sa paned omale trenni aja, puhke aja, õppimise aja graafikusse sisse, see on see aeg, siis sul on lihtsam sellest kinni pidada.
kui sa seda ei pane, mõtled, võiks sellel ajal minna, siis on nii lihtne jälle kõrvale kalduda, aga kui sa oled selle sisse pannud, see on nagu natukene annad endale juba lubadust, on ju. Noh, kui sa seda ka murrad, siis tasub hakata vaatama endas, miks ma seda lubadust ei saa endale praegu murdsin, on ju. Kas ma siis ei vääri seda? Kas ma ei väärtusta ennast piisavalt, et hoida, et saada läbi selle tegevuse seda tulemust, mida ma endale tahan. Saada läbi korduva tegevuse endale seda tulemust, mida ma tahan, on ju. Sest alati sa teed ju asju selleks, et sa oled juba piisav, mitte selleks, et saada piisavaks, on ju. Sa teed iseenda jaoks kõike seda, on ju. Sa tahad olla ju distsiplineeritud iseenda jaoks, eks? No vot, ja siis ei lase ka, kui on trenni aeg, siis on trenni aeg ja mitte ei lase sõbrannal, klientidel, potentsiaalsel partneril. Aga ma saan sellel ajal, see on puudusteadvus, kui sa kardad, et ta muul ajal ei tule, on ju. Küll ta tuleb, aja selg sirgu, ütle, et ma see aeg ei saa, aga ma saan siis, on ju. Kui inimene tahab, siis ta tuleb. No vot, sellised mõtted, ehk siis mõtle strateegiliselt kõigesse sellesse, kuidas sa saad toetada enda distsipliini. Mitte ära mõtle selle peale, kuidas ma nüüd ennast surun ja sunnin asju tegema. See on lühiajaline, see ei kanna. Kui sa paned elevandi ehk oma alateadvusega iseenda eesmärkidega kooskõlla ja muudad sellele vastavalt keskkonna toetavamaks, siis sul ei ole mitte midagi muud, kui lihtsalt teha see samm ja toimetada. Eks? Vot sellised mõtled see nädal. Loodan, et said siit häid mõtteid enda jaoks, strateegilist mõtlemist ja me kohtume sinuga uuele nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau!